Päike on jõudnud 12. väravasse ja ma väga loodan, et kõik see, mida ma sulle nüüd räägin, on täiesti tarbetu, sellepärast et sa juba tunned seda energiat. Väga loodan, et sa ärkasid juba täna hommikul üles sellise helge, avatud südame empaatiaga. Võib-olla vaatasid endale peeglist otsa ja vaatasid endale otsa armastusega. Värav 12 on tegelikult hästi tugevalt seotud sellega, kuidas me ennast väljendame ja millist energiat me tegelikult läbi oma sõnade edasi anname. Ehk siis asi siin ei ole vormis, asi siin ei ole sõnade tähenduses, vaid selles, millise energiaga me need sõnad laeme. Kas me räägime puhtast südamest, kas me väljendame seda, mida me päriselt väljendada tahame või siis tulevad sõnad mõistuse tasandilt ja muuhulgas tegelikult me räägime siin ka sellest, et kas me kuulame teist inimest sageduse ja südame tasandil või siis ainult mõistuse tasandil selleks, et saada mingisugune info kätte või et vastata. Ja värav 12 tegelikult parimas väljenduses annabki tegelikult hääle südamele, tunnetele, ehedusele. Unikaalne, ehe, loov, loominguline eneseväljendus. Praegu on ülihea aeg ausalt rääkida ära see, mis on sul südamel. Võib-olla väljendada kellelegi, mida sa tema suhtes päriselt tunned. On ülihea aeg olla iseendaga aus, ennekõike selle osas, milliseid lugusid oled sa iseendale enda elu võimalikkuse kohta rääkinud. On hea aeg vabastada ennast piirangutest, ületada mingisugused hirmud, mis tegelikult pole kunagi olnudki sinu enda omad. See on see koht, kus tegelikult on võimalik kuulda, päriselt südamega kuulda ja ka saada kuuldud. Sina saad seda avatud ruumi luua teisele. Sa saad oma sõnade, oma loominguga päriselt puudutada kellegi teise südant. Võib-olla esimest korda tekitada temast tunde, et teda on nagu nähtud, mõistetud, et ta on jõudnud koju. Ma olen hästi tihti võrrelnud 12-22 kanali sellist arhetüüpset väljendust sellise emotsionaalse koduga, mida me lihtsalt saame kogeda kellegi teise juuresolekul või siis, kui me oleme endaga ausad ja avame iseendale südame. Igal juhul ma väga loodan, et tegemist on üliilusa ajaga, ajastus on siin hästi oluline. Tead küll, kuidas teinekord ka südamest öeldud asjad, kui teine pole sellele avatud, pole tähelepanuga kohal, need võivad lihtsalt tagasi põrgata. Ja kus teinekord, kui palju haiget võib teha just nimelt see, et ma nüüd südamest avasin ennast sulle, rääkisin sinuga südamest ja teine vastab sulle mõistuse tasandilt. Ehk siis austa ajastust ja kui tunned, et on õige aeg, õige inimene, siis julge rääkida, julge ennast väljendada.